eks ma olen selle teema peale ka päris palju mõelnud ja ma ei salga, et on mõjutusi olnud kõigest sellest, kuidas igapäevaselt ka läinud on. Aga ma panin tänaseks pealkirjaks rõõmustamisoskus. Mis asi see üldse on? Teine asi, mis siia juurde võib-olla on ka õnnetunne. Miks just selline teema? Mul on olnud väga hea meel ja au olla tuttav Eesti, ma arvan, ühe parima ja koloriitsema psühholoogi Mare Porkiga, kelle koolitus oli ka meil 2 nädalat tagasi, kui ta käis maakonna koolijuhtidele rääkimas rõõmustamisest. Mis asi see rõõmustamine siis ikkagi on? Miks me eestlased oleme sellised, nagu me oleme? Ma vaatan teid praegu. No väga palju rõõmsaid nägusid ei ole. Miks see on meile kui eestlastele väga raske, et kas see on meie mõtlemises kinni või mõtestamises? Nii, kuidas pidi see on? Nii, vaatasin veel täna hommikul järgi sellise asja, et ikka mõõdetakse igasuguseid asju. Kui õnnelikud siis inimesed on? Eelmine nädal, kui ma veel vaatasin, oli Eesti kuskil 36. Ja täna hommikul, kui ma lahti tegin ja vaatan, et eks neid ole erinevaid. Õnnelikkuse edetabel, mis on maailmas tehtud, me oleme 51. kohal. Miks see nii on? Et miks me oleme nii kaugele kukkunud või miks me ei ole kõrgemal, miks me ei ole näiteks top 10 kui õnnelikkuse või rõõmurohkusega? Ja mõned küsimused siia, mis mind võib-olla ennast panevad mõtlema ja võib-olla te küsite isegi, et kas me kardame tegelikult rõõmustada ja olla rõõmsad tegelikult millegi või kellegi üle, üldse mõelda positiivseid mõtteid igapäevaselt, et kas me suudame seda tunda iseennast üldse õnnelikuna, kui palju selleks peab tegema, et seda saada. Jah, miks me tegelikult raiskame oma elu mõnes mõttes negatiivsete tunnete peale? Et miks me nagu mõtleme halba, kui samas võiks kõiki asju mõelda positiivses võtmes? Ma panin siia lihtsalt sellised küsimused, mida ka Mare Pork pani meid küsima oma kolleegilt. Et kui sa mõtled nüüd iseennast igapäevaselt, kui sageli alustad sina oma lausid või mõtteid niipidi. Just selle positiivsusega, mitte negatiivsusega. Mulle ei meeldi see, ma ei viitsi teha seda, mul ei ole hea meel. Aga just see, et ma sean selle positiivsuse kõigepealt ja siis katsun võib-olla selle negatiivse asja sealt poolt. Et see sama viimane, olen õnnelik, et tegelikult väga lihtne asi, aga me tihtilugu ei tule selle peale. Ja eks see sama, et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ju ikka saab. Et mõelda ka oma kõnepruuki, mida te igapäevaselt teete, et kui palju te seda tegelikult kasutate. Ja võt siin tuleb see rõõmustamisoskus, et Mare Pork ise ütleb, et ta on päris paljude mõtete nii-öelda ise välja töötaja. Ja mulle nagu väga meeldib see viimane, mis ma olen tegelikult siia pannud ka, et endaga elus rahul olemiseks on vaja ühte tunnet ja oskust. Aga seda ei õpeta meile mitte keegi, mitte kusagil, ehk kuidas olla rõõmus, ehk rõõmustamisoskust. Et kui hakata nagu mõtlema, et nii lihtne asi, miks ma seda veel õppima pean. Aga tegelikult jälle, kui me oma sisse vaatame, siis tundub, et meil on päris palju teha veel, et sealt 51. kohalt jõuda üldse nagu oluliselt kõrgemale. Et see on jälle selline huvitav asi, et proovida. Ja ma ütlesin, see rõõmustamine on siis oskus, mida saab õppida ja tegelikult me saame seda ise igapäevaselt teha. See ei nõua mitte midagi muud, kui ainult seda head tahet enda sees. Et alustad sellest, et sa märkad. Et sa märkad midagi head, ilusat või tõded, et igas päevas on miski asi positiivne, mitte ei näe seda mustades toonides.
ja kui sa oled seda kõike märganud, siis tema kasutas ka sellist terminit nagu üle ujutada ennast nendest headest tunnetest, et sa ujud siis kõige selle sees nagu, et hoida. Ja ma usun, et te teate ka, öeldakse küll, et kordamine on tõrkse võõrasema, aga siiski, kui sa seda kordad ja salvestad endale, et siis see positiivsus jääb su sisse ja mitte see negatiivsus. Ja mitte ära unustada seda, et elu rõõmu on võimalik õppida. Ja seda saab õppida, kui sa seda ise tahad. Ja see viimane asi siin, et jaga iga päev 7 korda lahkust ja positiivsust. Kui ma praegu teie käest küsiks, palju teie teete päevas? Kas keegi teeb 7 korda päevas, et ta võib öelda, et jah, ma jagan seda? Kätte merd ei paista, on ju. Et see on jälle selline asi, et isegi kui sa kordad midagi, ma olen mõelnud, kui ma olen 3 korda sulle midagi öelnud, miks see sulle meelde ei jää? Väga lihtne, ütle 7 korda ja ütle veel rohkem võib-olla, aga ütle seda ka positiivses võtmes. Et proovige, katsetage seda ja vaadake, kuidas see mõjub eelkõige just sulle ja siis ka teistele. Siis mis mulle endale ka meeldib ja ma katsun selle järgi liikuda ja järgida seda, et me keegi ei ole täiuslikud, ei see maailm ega see inimene siin. Ja mida Mareka siia alati juurde toob, on see, et lohutuseks iseendale. Et maailma loomine on endiselt pooleli ja inimesed tegelikult arenevad kogu aeg. Et nad ei olegi veel nagu valmis saanud, et selles mõttes nad ei saagi ka täiuslikud olla. Ja kõigil on alati õigus. Igas mõttes ongi kõigil alati õigus. Ja mitte keegi ei ole kunagi süüdi. Et me tihtilugu langeme sellesse, et otsime võib-olla, et keegi on süüdi milleski. Aga kui mõelda natuke jälle teistpidi. Ja oma eelmises töökohas, enne kui ma üldse siia kooli tulin, siis jõudis minuni alati see, et eestlaslikult ma arvan, et olen minagi teilt küsivad ema, isa kodus, et kuidas sul läks täna koolis, kuidas sul läheb? Teie ütlete norm on ju tõenäoliselt või hästi või ok või mida iganes on ju. Aga kui ma tegelikult tahaks teada, et kuidas sul päriselt läheb ja kui sa seda hingepõhjast ja südamest küsid, kuidas sul päriselt läheb, ja sa tegelikult kuulad ka seda inimest, kui ta sul ütleb, kuidas mul päriselt läheb. Uskuge mind, teie silmad, kehakeel, kogu hoiak ja olemus räägib väga palju igaühe teie kohta. Ja et mitte kuritarvitada aega, siis minus on ka sellist lapsemeelsust omajagu. Ma ei saa öelda, et ma olen Karupood Puhvi fänn, aga mulle ta väga meeldib. Ja eriti kuidagi meeldib mulle see minek või selline tore teekond, et Puh küsis notsu ja võttis Puhil käpast kinni. Mis on? Küsis Puh. Ei midagi. Lihtsalt kontrollisin, kas oled olemas. Tegelikult on see sõnum, et mis mind rõõmsaks teeb. Mul on tegelikult ülihea meel olla siin ja aitäh, et te olemas olete.